Tere tulemast Hea Taro kanalile! Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna veemärkidele. Et loen veemärgid kõik järjest kohe ühes videos ära, lisan ajatemplid, et sul on lihtne liikuda otse enda soovitud veemärgi juurde. Aga alustame vähkidest ja seekord vaatame sellist keskset energiat ja siis seda ümbritsevaid energiaid. Ja lõpus võtan ka ühe kristalli ingli oraaklikaardi, et äkki mõne vähisõnum on just seal. Nii, aga tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega. Seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned, jäta teised sõnumid teistele. Ära vägisi sobitada proovi. Nii, aga vaatame, võtame ühe keskse energia. Midagi tahab siit tulla. Nii, ja keskseks energiaks on müntide kuus, väga hea tasakaalustav energia, väga suuremeelne ja lahke energia. Minu jaoks ongi selline heategevuste suuremeelsuse kaart, alati väga hea ja õiglane mingisugune tegevus, kus on asjad tasakaalus, et väga hea lepingute sõlmimiseks, et justkui osapooled saavad täpselt võrdselt, et tingimused on õiglased, et selline minu jaoks selline väga ka õiglane kaart, kus on asjad tasakaalus. Selles kaardis on energia, kus on soov aidata. Et on soov aidata ilma suure ootuseta, et ma saan sealt alati midagi vastu. Et justkui kui mul on, siis ma aitan. Et kui mul on võimalik, siis ma aitan, et on see siis materiaalne abi või mõni muu toetamine, et selline toetamise ja samas teistpidi ka tänulikkuse energia. Võib-olla olen mina see, keda toetatakse ja siis on minus see tänulikkus, et aitäh, et aitasid ja ma siiralt tänan. Et siin on ka käed, kes vajavad abi ja siin on keegi, kellel on see abi, mida nad vajavad. Aga siin on ka üks kaalude märk, justkui selline tasakaalustatus, et kõigile ei jagu alati. Minust ei jagu alati kõigele või minu vahenditest ei jagu alati kõigele. Et ma pean mõtlema ka, kuhu ma panustan, et mis on nagu mõistlik, et kes kõige enam võib-olla vajab või keda ma ise soovin kõige enam toetada, et siin võib olla abivajajaid mitmeid. Lihtsalt kuidagi peab see tasakaalus olema, et ma ei tunneks ka ennast kuidagi kohustatuna ja ohvrina, vaid et ma tõesti siirast rõõmu tunnen. Aga väga suuremeelne kaart, kingituste kaart tihti näitab, et võin ise olla, saada mingisuguseid kingitusi ja selline andmise rõõm, jagamise rõõm, toetamise rõõm, tänulikkuse rõõm on selles energias. Aga jah, midagi on väga võrdset ja tasakaalus. Nii. Soovin anda ja ei oota kohe vastu teenet. Võtame siia ettepoole ühe energia ka. Mõõkade 8 ja ma mõtlesin just, et midagi sellist siia ettepoole võib tulla. Just kui siin on positsioon, millega ma olen rahul, mida ma saavutasin, kuidagi, kas mina olen saanud mingisuguse kingituse ja ma tunnen, et või siis kohe saamas või millegi osas ma tunnen, et see on väga tasakaalus, väga hästi. Aga ma jõudsin juba oma peas just mõelda, et midagi eelneb, millegi pärast ma tõenäoliselt muretsen. Et see on selline universumi kingituste kaart. See tähendab, et siin ei pruugi olla minul kõike kontrolli. Aga eelnevalt ma võib-olla olen olnud ka ärev millegi osas või kellegi osas, et ma ei tea, millega osas vastust või kuidas see olukord laheneb. Siin on selline mõtlemise, siin on side silmadel, et justkui mul on millegi osas teadmatus. Et ma ei tea, kas see õnnestub või ei õnnestu näiteks. Või ma ei tea, kuidas seda olukorda lahendada. Ja justkui keegi või ma pean ootama, kuidagi ei ole neid vastuseid kohe. See on minu jaoks selline ärevuse, natuke isegi selline paanikahookaart, et kus ma mõtlen üle, ma muretsen millegi pärast, mul tekib väga palju küsimusi, väga palju mõtteid ja ma nagu ise oma mõtetega sean ennast puntrasse, ma olen lõksus siin.
ja kuidagi on selline tunne, et keegi teine ei saa mind selles küsimuses abistada või keegi ei aita mind, et ma vajan, miks keegi ei aita mind, selline tunne on ja kipun üle mõtlema. Aga siin on see rahu, et tõenäoliselt on millegi pärast eelnevalt muretsetud, võib-olla mõned vähid veel muretsed, sest neil ei ole millegi osas vastust, aga siin tuleb midagi õiglast, võrdset, midagi väga head, midagi, mis siin on midagi tasakaalus, see võib juba olemas olla, et mul on see keskne energia. Et eelnev muretsemine, just kui ma ise lihtsalt muretsen, sest ma ei tea, siin on mingisugune teadmatus, mul ei ole kõigele vastuseid ja ma mõtlen üle, ma muretsen millegi pärast üle, et ma ei saa nagu, just kui need ei ole ainult minu otsused või kuidagi ma ootan midagi. Kas ma ootan midagi või igal juhul kõva muretsemine, aga tegelikult läheb justkui kõik väga tasakaalu ja hästi. Nii võtan siia ülespoole ka ühe energia. Abi saamine. Nii. No just selgus tuleb. Abi saamine või selgus tuleb, läbimurdekaart, mõõkade äss on mingi selgus. Läbimurre. Uus uks on avanemas, mingisugused võimalused, mingisugune teadmine, väga võib-olla selle teadlik. Ja siin midagi uut, mingid uued võimalused, uued ideed, uued suunad. Näen väga selgelt midagi, kuhu jõuda, mida sihtida, millestki saan väga täpselt aru, kuidas. Selline tark energia, mõõkade, kui siin on midagi, mis justkui tundub sulle hea, võrdne, õiglane, siis mõõkade äss kinnitab seda, et usalda seda selgust, usalda seda tõde, et edasi liikuda. Ja siin võib olla kuidagi midagi sinus endas muutub, mingisugused võimalused, võib-olla muudad enda seisukohti, et vahel ka selline ise leian midagi uut, mida olen otsinud, et millestki saan aru, millest ma võib-olla, mida ma enne ei mõistnud või leian mingisugused vastused, see on selline selguse hetk, selline hetk ja selline olukord, mida ma hindan väga targalt, loogiliselt ja ma kuidagi eristan seda, mis on õige, mis on vale, mis on võrdne, mis on tasakaalus. Ma tean väga hästi, mis on mulle hea, justkui selline selgus, kui ma siin ei teadnud, siis nüüd ma tean väga hästi, mis on mulle õige, mis on mulle hea. Sest mõõkade ässa puhul tulevad sellised uued ideed, hästi intelligentne energia ja vahel on selline läbimurre, tõde paljastub või midagi selgineb millegile, millal mul ei olnud vastust, siis siin antakse see vastus, on olemas. Nii, võtame siia allapoole ka ühe energia. Millegi pärast, mille pärast ma olen muretsenud, südant valutanud. No siit tuleb see energia, see on see alateadvuse minu jaoks selline energia, et siia allapoole võtan, siin on selline teadlikkus, ma tean. Ja siin on ikka selline väike mure. Millegi või kellegi pärast ma muretsen, valutan südant. Võib-olla selle otsuse pärast, lepingu pärast, õigluse pärast, kas ma teen õigesti. Et seda muretsemist on siin veel, ülemõtlemist on veel siin tunda. Võib-olla ei ole ülemõtlemine, võib-olla tõesti mõõkade 3 puhul võib ka see olla, et vahel näitab sellist eraldumist või kaotamist ka. Et siin on millegi või kellegi pärast ma muretsen, valutan südant minu jaoks. Aga kuidagi see keskne energia on nii tasakaalus, nii mõistlik, nii, et ükskõik mis see on, mille pärast ma siin võib-olla ka olen stressis olnud või sellist pinget tundnud ja ärev olnud, siis siin on selline läbimurde ja tasakaalustav hetk. Aga justkui alateadvuses on veel, et ma veel päris ennast nagu sellest vabastanud ei ole, et siin ikka aeg-ajalt võib-olla selline ärevus võib pead tõsta, mure ikkagi võib pead tõsta, et kas ja küsimused, kas kõik õnnestub, kas kõik läheb hästi, mis iganes. Nii, aga vaatame siia veel ühe kaarti vähkidele. Võib-olla tööga seotud. Igal juhul läheb hästi ja läheb tõusvas joones, et kõik see
muretsemine kuidagi nagu tasub ära. Kaardipaki all on karikate 10, väga ilus energia, väga ilus, harmooniline energia. Ja siin on müntide 8. Müntide 8 on minu jaoks arengute, annete, oskuste kaart. Võib-olla ma õpin midagi, võib-olla ma arenen. See on ka pühendumuse energia, kus mõnedel võib näidata siin mingisuguseid tööalaseid või muid selliseid arenguid, oskuste, annete, kvaliteedi tõstmist, väga kõrged standardid. Minu jaoks müntide 8 näiteks suhtes ka on, et kas ma olen sellesse suhtesse juba väga palju andnud ja ma olen valmis siia pühenduma, see on pühendumise kaart, või siis mul on see soov anda millelegi kellegile, et tekitada selline midagi väga stabiilset, et ma olen väga töökas selles energias, see tähendab, ma teen oma suhtega tööd või ma teen karjääriga tööd või mis iganes asi see on, millesse ma olen nõus andma. Ma olen panustama nõus ja et midagi saavutada, midagi püsivat kindlalt ja see on midagi, millele ma soovin pühenduda ja pühendun. Vahel see näitab ka sellist edutamist, finantsilist nagu iseseisvust, näiteks täiesti finantsilist meisterlikkus, ma lihvin, ma millegi osas on mul suured ootused, võib-olla ka kellegi osas, millegi osas, aga ma olen nõus ka ise andma, arenema, kasvama, see on see sellist meistriks, just kui ma ise õpin ja arenen kogu aeg ja ma ennast ka tagant torgin, et ei ole ootus kuidagi ainult teistele, vaid ma olen nõus pingutama, pühendama, et midagi saavutada ja tõesti sellega tööd tegema. Ja siin on selline tohutu harmoonia ja rahulolu karikate 10 näol siin kaardipaki all. Et selline, et ma hindan seda tohutult, et see on emotsionaalselt midagi, mis mulle väga-väga pakub. Nii, aga võtame siit ühe siis kristalliingli kaardi ka, et äkki mõne vähi jaoks on tema sõnum just seal. Nii, vaatame. Nii. Rubiini energia. Õnnista oma südant. Küsi emotsionaalset ja vaimset toetust, et parandada ja paigata oma südant. Nii et kui siin on see südame paikamine, siin on see muretsemine, siis on sellist emotsionaalset ja vaimset toetust vaja. Et lapitakse asjad kokku ja asjad liiguvad paremuse poole. Nii, aga suur aitäh sulle, Vähk, et kuulasid. Aga jätkame skorpionitega. Võtan uue kaardipaki ja vaatame, milliseid energiaid skorpionitele on tulemas. Tegemist siis ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele, ära vägisi proovi ennast sobitada. Võtan siis keskse energia ja seda ümbritsevad energiat, et vaatame. Lõpus võtame veel ühe kristalliingli kaardi ka. Nii, aga esimeseks võtamegi ühe peamise keskse energia, mille ümber siis ehitame teised energiad. Nii, skorpionitele. Nii. Eraku kaart. Oi, skorpionitele, mulle tekib esimesena, just kui mul on hästi-hästi palju küsimusi. Minu sees on väga palju millegi osas küsimusi. Ma tahaks nii paljust teada. Ja samas ma tahan millegi osas võib-olla mul vajagi sellist vastust. See on energia, see vahel näitab, ma olen kellegist eemaldunud või füüsiliselt eemal või vaimselt eemaldunud, aga ma soovin, või siis mingi olukord, kus ma eemaldun, et mõista ja näha, kuhu see viib. Et millegi osas on mul küsimusi ja ma tahaks justkui saada sellist tervikpilti, et sa nagu lähed kaugemale, et näha kogu pilti, et mõista. Erakul on alati väga palju küsimusi, aga tahan teha tarka otsust, tahan teha hästi mõistlikku valikut. Kuidagi, see on selline neitsi energia. Mõnel skorpionil võib ollagi tegemist neitsiga, et viitab alati ka sellele. Aga Eraku puhul on vahel selline pausi energia, et vahel on ka sellist, et ma tahan võtta aja maha
ja millegi osas või kellegi osas või üldse mul on vaja kuidagi ruumi teha, et oma mõtteid korrastada vahel. Et vahel võib see jah näidata, et keegi eemaldub minust ja mul tekib selline ruum. On füüsiline ruum või vaimne ruum, see on väga rahulik mõtisklemise energia, mul on nagu vaja näha asju, mul on vaja mõista asju, mis see on, mida ma tõeliselt näiteks soovin. Tihti ka selline hinge otsimise aeg. Ma pean usaldama ennast, et see on see tarkus, kus ma tean, et saan ainult ise ennast usaldada. Aga selline virvarrist eemaldumine, justkui mul on vaja oma mõtteid korrastada, sest ERAK ei küsi alati neid küsimusi välja või mul ei ole küsida kellegilt, aga mul on tohutult enda sees küsimusi. Kuidas see läheb, mida teha, kuidas otsustada, kas see nii jääb, mis iganes. Et hästi-hästi palju küsimusi ja kuidagi hea on ERAK-ul võtta nagu rahulikult midagi. Millegi osas nagu paus, ma mõtlen läbi asjad. Aga selline eemaldumine vahel näitab suhtes pausi kellegiga, või siis lihtsalt, et kuidagi asutakse erinevates. Distants on vahel milleski või mõnes olukorras, et tahan võtta aja maha, et mõista, kuidas edasi. Võtame siia ettepoole ühe energia. Oi, väga tore. Siin eespool on sauade 4, no see on väga-väga vahva energia. See on selline verstapost, kus siin tähistatakse, siin võib olla, et rõõmustatakse, tähistatakse, aga siin on kindlasti inimesed, see on seotud teiste inimestega. Sauade 4 on ka abiellumise energia, suhtes uuele tasemele liikumise energia. See on millegi nagu verstapost, ma jõuan millegi osas verstapostile ja ma rõõmustan selle üle. See võib, et ma olen millegi osas loonud tugeva vundamendi näiteks. Ja ma naudin millegi saavutamist või kellegiga koos olemist või igal juhul see sauade 4 annab lootust kuidagi selliseks rahunemiseks, stabiilsuseks, harmooniaks. Hästi hea aeg veeta mõnusalt aega oma kõige kallimate inimestega, nagu naudin lähedust, naudin seltskonda. Sauade 4 on väga selline, näitab ka tähistamist, heaoluenergia, kogukonna, perekonna, koosviibimiste energia. Aga kindlasti midagi stabiilset, et peres, suhetes, toetamine, teineteise toetamine. Et tihti näitab, et tegutsen nagu lähikondlaste perekonna heaoluks. Et selline rõõmustamise energia. Aga kas ma vajan, kuidas edasi paus? Mul on selle osas tõenäoliselt küsimusi. Kas liikuda edasi või kuidas edasi, kuidas paremini midagi saavutada. Võtan asja rahulikult, väga tahan teha, minu jaoks ERAK on selline praktilised, neitsi energia, tahaks, et kõik oleks täiuslik joone järgi. Ma olen nõus ise töötama selle nimel, aga ma tahan kuidagi väga stabiilselt, väga kindlat. Nii, võtame siia üles ühe energia. Skorpionid. Mis siit tuleb? Sauade kuninganna, sauad tegutsemise on siin. Sauade kuninganna, midagi on riski väärt. Atraktiivsuse energia, kirglik energia. Jälle seltskonnas olemise energia, suhtlemise energia, tähelepanu saamise energia, päevalilled on siin, päevalilled, see on nagu päike. Sa särad nagu päike, et selline energia, kus sa tõmbad ligi ja see on energia, sauade kuninganna täidab oma maailma valgusega. On aeg olla julge millegi osas ja kuidagi nautida ka tähelepanu, nautida võib-olla komplimente, nautida kuidagi keskmesse sattumist, rambivalgusesse sattumist, mis iganes, mitte karta olla tähelepanu keskpunktis. Mitte pisendada, mis nüüd mina, kui keegi teeb komplimendi, see ei ole midagi. Et võtta see tänuga vastu, kuidagi tõesti on hea, nagu soovitab see kaart.
kuidagi ennast esile tõsta ja enda soove järgida ja hästi hea ka jagada oma kirge, oma mõtteid teistega. kuidagi selline respekteerimine on siin ja väga hea energia lükata ennast olukorda, kes kindlasti ümbritsevad teised inimesed, hästi sotsiaalne energia, hästi hea võimalus luua sidemeid, kontakte, ka hea armastuse koha peal, sest see on hästi kirglik. Tõesti tõmbab väga ligi, siin on atraktiivsus selles energias. Natuke selline salapärane, selline kirg on ja nii, aga millegipärast võib-olla Skorpion ise tõmbab ennast tagasi. Ma ei tea, siin on selline rahu, võta asju rahulikult, mõtle asjad läbi. Samas siin on nagu sellist kirglikkust, kus kutsutakse riskima, olla julgem. Nii, aga vaatame siia allapoole ühe energia ka. Noh, tähe energia, et mõnel Skorpionil võib olla tegemist mõne veevalajaga, aga või ise olla veevalaja, mõni asetus veevalaja kohal, aga tähe energia on väga tihti ma tunnen, et see on selline taastumise, tervenemise energia, just kui ma olen midagi läbinud, midagi keerulist ja siin ma olen juba taastunud, aga ma olen veel habras, ma olen veel õrnakene siin selles energias, sest ma olen väga tundlik, sest ma olen midagi võib-olla kogenud, võib-olla saanud kõrvetada ja see teeb mu ettevaatlikuks, võib-olla sellepärast ka see eraku energia siin, et justkui on võimalust selline tuline ja väga hea ja tore, aga ma kuidagi tõmban tagasi, sest võib-olla ma olen midagi varasemalt kogenud, aga siin on selline taastumise, tervenemise energia ja minule väga tähe energia meeldib, sest see on selline peamine sõnum on ikkagi oota imesid, et oota ootamatut, et tähe energia valmistab ette selleks, et miski, mida pidasid võimatuks, võib saada võimalikuks, et selline iseenda mõistmine ka, et tekib optimism, tekib mingisugune siht, et toida nagu enda vaimu, enda soove ja selline usu, lootuse, suuna leidmise, soovide täitumise energia, oma hingetee leidmine, oma eesmärgi leidmine, mida järgida, kuhu poole püüelda, teadmine, et see teadmine, et oled õigel teel, et justkui sind nügitakse. Nii palju, mida kogeda, tekib selline tunne, lootus ja kindlus, mille osas võib-olla oldi ebakindel. Et tähes on ja palju sellist nagu palju sellist, võib-olla ma enam ei olegi uskunud või midagi, mis pole varasemalt õnnestunud, aga siin toidetakse, tervenetakse hästi selline õrn ja habras energia, aga minu jaoks on siin kaardis kaitse. Et nagu, et isegi kui ma ise kuidagi mind väga leebelt suunatakse sellele rajale, kus ma peangi olema, et taastatakse see usk ja tervenemise, taastamise energia, justkui siin kallatakse seda vett kannudest, et aga ma annan ka sellega vastu midagi, et selline toitev energia. Väga ilus energia, aga see teeb mind nagu, sest mu süda on veel, kuidagi süda on tundlik ja vastuvõtlik millelegi, et see teeb mu selles mõttes ettevaatlikuks, hästi malbe ja südamlik energia. Et nagu ei julgegi uskuda või ei julgegi loota, aga ikkagi loodan, et selline hästi, hästi armas ja õrn energia. Aga vaatame siia veel ühe kaardi. Kord veel. No vot, armastajate kaart, no siin on, see on väga armas ja kirglik ladumine praegu, armastajate kaart. Võib näidata kaksikuid, aga armastajate kaart, siin on 3 suure arkaani kaarti, et näitab kuidagi oluline etapp minu elus, mida läbin. Olulised teemad, armastajad näitavad peamiselt ikkagi suhet puudutavat energiat ja armastajate kaart on minu see valikute kaart, et kas ma soovin, on ju, oma südant avada millelegi või kellegile
või mitte. Sellise liidu loomise kaart. Aga armastajate kaart võib, kui see ei ole seotud suhtega, siis see võib olla seotud minu kutsumusega. Et ma avastan midagi, mis mind väga tõmbab. On see mu karjäärikutsumus, on see kuidagi midagi, mida mulle väga meeldib teha. Et selline armastajate kaardi puhul tekib ühendumine või liit ja harmoonia, et ta näitab väga tihti romantilist armastust, aga võib näidata ka sellist armumist muidugi, armastust üldse, aga ka liitu, sõprust. Aga pühendumist vabatahtlikult, sest ma ise tahan, on see peamine sõnum, et ma pean valima, kas sa soovid seda või mitte. Justkui mul on, see on ju minu tahe, aga hästi kuidagi loob mingisuguse harmoonia ja ma saan kuidagi otsustada. Mul tekib selline otsustamisvabadus millegi osas. Kas ma luban seda endale? Sest armastajate kaart kutsub alati, peamine sõnum on enesearmastus. Et ma ei pea pühendama ainult teisele, et see peab olema selline suhe, kus ma tunnen, et ka mind armastatakse, mind hoitakse, et see on minule midagi head ja hoolivad. Et väga-väga armas energia. See on julgus langetada kaitse, olles haavatav, on ju. Aga see on energia, kus kutsutakse olema avatud. Et justkui süda on valmis avanema mingisugusele sügavale ja tähenduslikule suhtele, ühinemisele, partnerlusele. Et võimalus luua usaldav side, et siin energiat vahetuvad kahe inimese vahel. Või kuidagi energiat vahetatakse ja antakse millessegi energiat, panustatakse millessegi. Väga-väga armas, ilus energia. Aga justkui mina saan ise otsustada. Ja minul peab olema hea, et selline võrdne. Nii, midagi nagu muutub. Võtame siit ühe, loen lihtsalt ette siit ühe sõnumi. Merevaigu sõnum. Anna see Jumalale. Siin on selline, anna see universumile, kes kellele on ju millele. Hinga sügavalt sisse. Välja hingates anna olukord paranemiseks ja vastuste saamiseks Jumalale üle, universumile üle, oma hingejuhtidele üle. Et midagi, mille pärast ei tasu võib-olla päris üle mõelda. Lihtsalt lase see olla. Las teised tegelevad. Sellised sõnumid skorpionid teile seekord. Suur-suur aitäh, et kuulasid. Nii, aga liigume edasi kalade juurde. Nii, võtan siit uued kaardid. Ja vaatame, milliseid sõnumeid on seekord kaladele kaartide poolt. Et võtan keskse energia, ühe peamise energia, mille ümber siis vaatame teisi energiat, mis seda seovad. Kus tahavad välja tulla. Aga mina ei olnud veel valmis. Nii. Ja tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, et võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned. Jätta teised sõnumid teistele, ära vägisi ennast nendega sobitada, proovi. Et vaatame. Lõpus võtan veel ühe kristalli ingli oraklikaardiga, et äkki mõne kala sõnum on just seal. Aga keskmine energia ja siis ehitame ümber selle teised energiat. Peamine energia, millest see lugemine siis lähtub. Nii, valmis. Sauade kuningas. Väga särtsakas energia. Sauade kuningas, see on valitseja energia. See on väga julge enese väljendamine. Selles energias on ikkagi sellist macho ja sellist ego. Ma tean, mida ma tahan. See on energia, kus on väga hea ümbritseda ennast inimestega, sest see on hästi sotsiaalne energia. Siin on julge eneseväljendus. Võib-olla väga sellised kastist välja mõtlemised. Mõtlen teistmoodi, aga ma näen kuidagi suuremat pilti, ma mõistan asju võib-olla kuidagi erinevalt teistest, aga mul on kuidagi millesse ma suhtun kirglikult, siis
siis siin on sellist tahtejõudu ja julgust ja tegelikult see on väga hea koostöökaart. Ma suudan panna nägema asju, mõistma asju, kuidas mina näen neid. Juhindun sellisest tegutsemisest, ei istu käed rüpes, vaid soovitab midagi teha. Selline julgus olla unikaalne, julgus võib-olla erineda ja panna nägema seda, mida mina näen. Ükskõik, on see armastus, on see karjäär, mis iganes, aga positiivne tõuge selle osas, mida ma teen kirglikult. Et see on natuke ka egoga, et ma tean, siin on selline, ma võtan riski, me teeme ära, ma saan hakkama energia. Et väga julged otsused ja ma lähen lõpuni välja, selline energia, kus on powerit, on siin võimu, on kuidagi vajalik millegi pärast. Et see võib näidata mõnda väga tulist teist tähemärki või mõnda tulist inimest, kelle ümber asjad käivad, aga siin võib ka olla, et ma ise pean võtma sellise julge hoiaku, riskima ära tegema. Kutsub tegutsema, suhtlema. Nii, narrikaart, nullikaart. Optimism tekib millegi osas, midagi uut proovida, uus teekond, ei tea, mida see toob. Et narri energia on energia, kus ollakse avatud ja mingiks uueks seikluseks. Midagi ollakse valmis proovima. Energia, kus ma tõenäoliselt ei tea, kuhu see viib. Siin on ka see riski võtmine, siin võetakse ka risk, sest ma ei tea, kas see õnnestub või see ei õnnestu või mida see toob. No igas päevas on mõni narr, kus mõni hetk, mida ma saan katsetada, proovida. Mis iganes see on, midagi uut, mille osas mul ei ole võib-olla veel selgust, milline see lõpptulemus hakkab olema. Aga tekib selline optimism ja entusiasm millegi osas, sellepärast, et siin on unistused. Narril on alati unistused ja ta tahab millegi osas midagi paremat, mingisugust võimalust, uut seiklust. Ja kutsub nagu oma unistusi ellu viima ja selles mõttes narri puhul on alati see, et ma ei ole kindel, kas see õnnestub mul. Ja kuidagi tekib see soov katsetada, astuda millegi osas esimene samm. Et selline katsetamise energia. Nii. Et siin on see kuu ka taga, et sobib kaladele hästi. Et vahel õnnestub, vahel ei õnnestu. Narri puhul on väga värske uus teekond. Ükskõik, et see ei pruugi olla suur peatükk minu elus, võib-olla väga väike. Aga midagi proovida, midagi katsetada. Optimism on siin ja et mine vooluga kaasa ja tee ära. Nii, võtame siia üles ühe energia. Tekkis selline lapselik rõõm siit tuleb näiteks. Ja siin on ka nagu mingi väike kaaslane, kes ikka jälgib, et kuhu sa lähed. Päris üksi võib-olla ei tasu ka minna. No sauad ässi, midagi uut, uued energiat on. No sauade ässa puhul on ka, et nagu siin on see tegutsemine, siis siin on ka uus seiklus. Ja sauad, no säde, leek on ju, et säde süttib. Kirg tekib mingisugune potentsiaal. Selline energia, midagi soovin alustada. Ja narri puhul ka. Et midagi soovin alustada, midagi otsib mingisugune potentsiaal. Mul on mingisugune leek, mul on mingisugune kirg. See on hästi, otsib seda väljapääsu. Et kui sa tunned, et miski või keegi oleks sulle hea, siis just nii see täpselt ongi, et tuleks võtta risk, tuleks ära teha, tuleks suhelda. Kuidagi siin on ümbritseda ennast inimestega, siin on sauatäss viitab uuele algusele ja kuidagi soovitab sulle oma energiat ja kirge sellesse panna, pühenduda. Mis iganes see uus on, mingi projekt, tunne kellessegi, millessegi. Et sellesse panustades see justkui tahab seda edu. Et kui ma panustan, annan sellesse, et avan oma südame sellele uuele algusele. Ja siin tekib selline energiavool kohe.
et toob endaga kaasa midagi. Siin tõenäoliselt on vaja tegutseda, see ei ole ainult tunnetega, vaid kuidagi paneb tegutsema, et see on selline kirglik energia ja vahest flirtimine, avanev võimalus, tekib inspiratsioon, entusiasm, võib-olla mingi loomepuhang. Et midagi ma soovin, mingisugune võimekus, midagi tärkab, kirglik energia. Nii, võtan siia alla ühe. Armastajate kaart, no võib olla seotud suhetega, võib olla mõnel seotud kaksikuga. Armastajate kaart, hingesugulase kaart. No armastajate kaardi puhul on alati minu jaoks valikud ja valikute energia, kas ma ise olen avatud, kas ma avan oma südame, sest see on harmooniline energia. Puudutab siis armastust, romantikat, armumist, sõprust, no see flirt ja kirg on siin ka, et kui see on seotud suhetega, et mõnedel kaladel tõenäoliselt võib olla siin tekkimas kas uus suhe või kuidagi värskendub oma olemasolev suhe, et selline kirglik energia. See võib minu jaoks on armastajate kaart võib näidata ka lisaks suhetele oma kutsumust, et millegi poole ma tunnen ära, et see on midagi minule, et ma soovin sellega, et midagi tõmbab mind enda poole sellega tegeleda, millegiga tegeleda. Et on see karjäärivalik, on see mõni huvi, hobi, midagi, mis nagu tõmbab, et see võib näidata ka sellist energiat, aga mingisugust liitu, et hingesugulune ja võib siin olla siin armastajate kaardi puhul soovitatakse olla kuidagi avatud, et kuidagi süda on valmis avanema, aga mul on valik siin, ma saan teha otsuse siin, sest siin võib tekkida et selline tähendusrikas sügav suhe, ühinemine, partnerlus, et võimalus luua usaldav side, et siin vahetatakse energiat, et isegi kui see ei ole inimene, enamus sealt on inimene, et armastajate kaart suuremas osas näitab inimsuhteid, aga vahel, nagu ma ütlen, on see kutsumus, et siis mul on ka see, millesse ma tahan väga anda, mis justkui annab mulle vastu. Aga see on minu vaba tahe, see on minu vaba valik ja ma tean, et kui ma kuidagi pühendun sellele, siis ma võib-olla pean endas ka midagi natuke muutma, sest kui ma olen üksi, siis ma teen asju ühtemoodi. Kui ma teen kellegagi koos, siis ma pean olema arvestavam, aga samas ma ootan seda toetust, et siin on see enesearmastus ka väga oluline, et ma ei pühendu ainult teisele, vaid see peab olema kahtepidi, et energia peab armastajate kaardil liikuma kahtepidi, et mõlemal peab olema hea. Nii, vaatame ühe kaardi veel siia kaladele. Võtan siit, mis tulla tahtis. Mõõkades selgus, uued algused. Siin on kaladel uut midagi värsket. Et just kui ma pean riskima, suhtlema, hästi sotsiaalne energia, siin on uus valikud, võimalused. Aga väga ilusad kaardid on. Mõõkade äss on energia, kus on selgus. Et kui mul on küsimust, ma ootan vastust, siis siin on selline, ma tean. Et see on selline klaariks lööb. Ma tean, mis on minu jaoks tõde. Ma eristan nagu õiget valest ja see võib olla mingisugune idee. See võib olla selline läbimurde energia, just kui ma mõistan midagi, võimalik, et mingisugune uus uks avaneb, ma saan väga selline selge hetk. See võib minus midagi muuta. Et see võib tekitada tunde, kus ma ise midagi mõtlen, et see on minus ise, et võib-olla midagi, milleks ma ei olnud võib-olla ka valmis, selline uus võimalus, millega võib-olla polnud arvestanud. Et see on energia, kus ma vahel ise kardinaalselt mingit seisukohta ka muudan, et ma leian uue lahenduse millelegi. Et võib olla ka nii. Aga näen asju nii, nagu nad on. Ja et võib-olla vahel see näitab ka asju, millest võib-olla on varjatud või mis ei olnud selged või ei olnud siiamaani arusaadavad, siis siin on see, nüüd ma tean. Selline olukord, kus on hästi targad ja loogilised otsused
et mõõkade äss näitab sellist uut ideed, selgust, tõepaljastumist, läbimurret, uudist, edu, väga edukas energia, võidukus, suhtlemist. Et väga selline mõttetöö, väga targad otsused on siin. Midagi uut on kaladel siit, uut ja värsket tulemas. Nii. Aga võtame siit siis ühe kristalliingli sõnumi ka. Et äkki mõne kala jaoks on see sõnum just siin. Loen kohe kaardi ette. Nii. Tervislik infovahetus suhetes, et ka suhetele viitab. Südamest südamesse arutelud ja selge enesekindel suhtlus aitab sul mõista ja olla mõistetud. Selline sõnum siis kristalliinglite poolt. Aga suur-suur aitäh, kalad, et kuulasid.